Saatse saapa läbisõitude saatus on otsustatud. Kui alguses arutati, et olenevalt asjade arengust on võimalik need ehk taas lahti teha, siis täna langes otsus. Enam ei mingit läbi Venemaa sõitmist. Saatse saapad on kinni politsei poolt ja jäävad ka kinni. Me ehitame teed ringi. Selle asemel tehakse valmis teed ümber Saabaste. Tegelikult on ju jutt 2 saapast. Esimene kord tuleb läbi Venemaa sõita 30 meetrit ja tee viib Lutepää külla, kuhu saabki vaida läbi Venemaa. Sinna tehakse mõne päevaga isegi suurte autode ja busside jaoks kasutatav tee. Esimene on see, et sealt kohe selle aia äärest on siis võimalik teha paari päevaga selliseks ajutine tee, et sealt saab siis Lutepää külla otse läbi. Järgmine pikem samm on see, et tuleb kuskil 300-400 meetrit siis uus tee, mis saab valmis 26. aasta suvel. Teine kord viib tee läbi Suure Saapa ja sealt edasi Setumaale on küll ümbersõit olemas, aga see on pikk. Lühem oli viletsavõitu metsatee ümber Saatse Saapa. Kohendame seda RMK teed ka veel laiemaks nende kohtade pealt, kus on vaja, aga tegelikult saab seal siis ka niimoodi, et kaks suurt autot või ka ühistransport saab liikuda. Püsiva lahendusena tuleb paari aasta pärast korralikum tee ümbersõiduks. Lähme siis projekteerima kohe ja ehitushankesse siis järgmise aasta kevadel, et valmis olla siis 26 aastas sügisel nüüd juba uue teega, mis oligi plaanis, aga lihtsalt me saame kiirendada aasta jagu. Valitsuse sõnul pole küsimus vaid kohalikes elanikes, vaid kõigis Eesti elanikes. Kogu see otsus puudutab tegelikult kõiki Eesti inimesi selles mõttes, et me peame andma sõnumi, et me hoiame kogu Eesti territooriumit esimesest ruutsentimetrist peale igal pool. Vahet ei ole, kus see asub konkreetselt, seal elab umbes paarsada inimest. Ja seal on ka üks selline kriitilise tähtsusega objekt, 60 kohaga umbes hooldekodu, et kõikide nende inimeste logistika, liikumine, ka näiteks hooldekodu puhul see abi andmine, see ju pikeneb mingiks ajaks, kuni seda teed päris valmis ehitatakse. Kuidas aga on nii, et Saatse ümbersõiduteid on nõutud ja plaanitud aastaid? Kuidas nüüd on asi lahendatav kiiresti? Selgub, et valitsus leidis lahenduseks riigikaitselise erandi, mis lubab keskkonnaküsimusi eirata. Kas seda võimalust aga kuritarvitama ei hakata, sest riigikaitseliseks vajaduseks annaks ju kuulutada põhimõtteliselt kõike. Valitsus kinnitab, et selliseks erandiks on vaja ikka konkreetse objekti ohuhinnangut, mitte üldist julgeolekuolukorda maailmas. Ohuhinnang on muutunud, Venemaa tegevus on muutunud agressiivsemaks ja nüüd, kasutades ka julgeolekualust Eesti julgeoleku huvides, me jätame osad keskkonnahinnangut tegemata, et selle alusel saab kiiremini teha. Lisaks teedele antakse kohalikule omavalitsusele ka lisaraha pikema teega seotud kulude katteks, sest teenitav transport ja bussid võtavad ümbersõitudega rohkem aega. Otse teele aga läbi Saabaste pannakse ette tõkked ja aed.